Selle saate toob sinuni Volkswagen, sest tõeline areng saab alguse tähendusrikastest vestlustest. Praegu leiad aadressid volkswagen.ee eripakkumise. 10 meie populaarseimat muderit ilma registreerimistasuta. Tere head kuulajad, 30. juuni Geeniuse digisaade on täna, kus Hans Lõugas ja Glen Pilvre ja Meelis Veljamäe vestlevad tehnika valdkonnast ja IT-st, mis siin juuni lõpus veel siin huvitavad toimumas on. Ja räägime täna võib-olla ühest olulisest teadaandest, kelle pere või sõpruskonna seas veel Windows on kasutusel. Räägime sellest, et kas siis robotakso on ikkagi maailma muutev asi või ei ole. Saame selle üle arutada ja kõrvaklapi rubriik tuleb täna ka. Odavad ja ka head või ei head Sony-klapid ja lõpus äkki üht-teist veel. Nii lähme siis sellise arutelu teema juurde, et räägime kõigepealt hoopis Windows 10-st. Windows 10 teadlane, no ma ei tea, loodetavasti meie kuulajate seas väga palju inimesi ei ole enam Windows 10-ga. See on ammu teatavasti maha kantud, kuulutatud surmateel olevaks operatsioonisüsteemiks ja Microsoft tahaks, et inimesed ammu juba uuendaks sellelt nii-öelda uuema versiooni paneks peale Windows 11. Aga ma võin kihla vedada, et on veel Eestiski palju inimesi Windows 10 peal ja oluline teadaanne on siis teile, keldel see on või kellel näiteks teil, ma ei tea, mõnedel tuttavatel sugulastel on see peal, siis turvauuendusi. Nüüd Microsoft lubab ühe väikese knifiga, väikese nõksuga, lubab veel turvauuendusi anda, mis nagu annab pisut eluiga juurde sellele Windows 10-le. Meelis, mis see nõks on, millega siis Windows 10 nii-öelda ajapikendust saab? Need inimesed, kes tahavad ajapikendust saada, peavad siis aastaks, peavad siis aktiveerima Microsofti Windows Backup teenuse ja loomulikult see tähendab seda, et süngitakse siis sinu failid ja desktop OneDrive'i. Aga OneDrive'is on 5 giga mälumahtu ja kui sul nüüd on rohkem, et küsimus on, mis siis saab. Et kui sul on nagu asju rohkem arvutis kui 5 giga, et küsimus ongi selles, et mida ei ole nagu seletatud on see, et kas siis sa kohustuslikult pead nagu OneDrive'i paketi juurde ostma tasulise või saad sa määrata ka, et backupi ainult neid kaustu, mida tavaliselt saab teha, et kuidas see siis selles pakkumises nagu, mis need tingimused täpselt on, seda ei ole öeldud, eks ole, et kui ma lihtsalt lasen sinna OneDrive'i oma desktopi ja mul kõik muud kaustad on kuskil dokumentide all, mis ei lähe backupi, kas see siis ka nagu töötab või mitte, et seda ei ole täpsustatud tegelikult. Et loogiline oleks, et võib-olla saab nagu sellise workaroundi teha, et okei, et aktiveerin selle backupi. Muidugi nüüd on nagu siin see häda, et need inimesed, kes praegu Windows 10 peal istuvad, rõhuv enamus neist on ju need inimesed, kes Windows 11 ei olegi paigaldanud endale selle pärast, et neile meeldi see, et sa pead tegema Microsofti konto ja sinna oma asjad panema või ühesõnaga, et nad on sellised jälgimise ja online kontode vastased inimesed ja siis need loomulikult neid see lahedus ei rahulda kohe mingit pidi, eks. No 14. oktoober on see kuupäev, kui ametlikult enam Windows 10 nagu turvauuenduse muidu ei saaks tasuta, eks. Ja mis siis tähendab, et kui pahavara tegijad leiavad jälle mõne augu, lasavad viiruse liikvele ja sul on see uuendamata opsüsteem, seda ei ole mõistlik enam hoida. Aga tasu eest vist saab ikka ju turvauuendusi veel. Tasu eest saab, minu arust on küsimus pigem selles, et kas on mõtet nagu sellise asjast maksta või pigem minna siis juba uuema Windowsi peale, ma ei tea, installima oma Linuxi või ostma või panema mingi Chrome OS sinna, et selles mõttes see nagu, kui arvuti on pisut vana, et Windows 11 ei lähe, siis võib-olla praegu on võib-olla aega hakata mõtlema, et äkki peaks uue arvuti ostma, kuigi tegelikult ka päris paljudele nendele arvutite, millele Microsoft ametlikult ei toeta Windows 11 tegelikult ju saab selle sinna panna, nii et selles mõttes ei ole. Need meetodid on olemas ja internet on õpetusi täis. Ja ma küsin siia vahele rumala küsimuse, kuna ma ei ole ja ammu Windowsi kasutaja, Meelis, sina oled. Kaua või palju Windowsi maailmas opsüsteemid kestavad? Vaat see siin päris kaua, aga ega ma ei oska selles mõttes öelda, et ametlikult küll nende see toe aeg on läinud järjest väiksemaks just sellepärast, et igasugused küberohud on ju kasvanud ja ega siis vana hobust autoda väga pikalt ei taheta sinna ressurssi panna, inimesi neid parandama panna, eks ole, et ka Microsofti. Windows 10 tuli välja 2015.
10 aastat see on päris pikalt, eks ole. Jah, et võrreldes telefonidega, mis siin ka Apple'il üle 7-8 aasta ei saa ükskõik uuendusi. Aga siin ongi see, et kui sul on vanem arvuti, siis üht-teist sa ei pruugi saada peale panna ametlikult, kui sul ei ole Trusted Platform moodulit või seda krüptokiipi, eks ole, et siis ei lasta, või kui sul on liiga vana protsessor, aga tegelikult ka nendest saab üle. Küsimus on pigem selles, et kui me võtame nüüd võrdleme seda, et see Windows 10 eluiga on olnud ikkagi pikem kui keskmised telefoni operatsioonisüsteemide ajalool, eks ole. Siis teistpidi näidagi see, et telefonid lihtsalt vananevad kiiremini või vanasti vananesid kiiremini, et praegu ikkagi ka 15 aastat vana arvuti tegelikult töötab ma ei tea, veebis surfamise ja sellist lihtsamate asjade jaoks piisavalt hästi ka praegu, eks ole. Et seal on see vahe. No eks aeg läheb selles mõttes edasi, võiks isegi võib-olla öelda, et 2020. aasta arvuti praeguseid trende vaadates, kui just mingisugune tõesti metsik AI nõudlus ei hüppe sinna arvuti enda sisse, siis võiks öelda küll, et see arvuti kestab ka väga-väga kaua. Ega 2015. aasta arvuti kestab praegu päris hästi. Jah, ka kestab päris hästi, mida ma saan ka oma lauale vaadates öelda, aga võib-olla see aeg on isegi läinud edasi, et praegu isegi üleeilne arvuti kestab võib-olla mõnes mõttes siis veelgi paremini, kui ei toimu tõesti, ma ei tea, lähiajal mingisugust väga murrangulist nõudlust arvutusvõimsuse järgi, mida seni ei ole ju juhtunud. Selge, igatahes soovitame uuendada Windows 11 peale, kui see millegipärast on vastu näidustatud teile, siis saate Windows backupiga endale ajapikendust järgmise aasta oktoobrini veel, aga see on ikkagi asja edasi lükkamine. Nii et mõelge, kas on mõtet vana hobuse nahka venitada veel üks aasta või mitte. Mis siis veel uudist? Elon Musk otsustas natuke põnevust tuua suvistesse uudistesse, kui ta ütles, et Tesla robotaksod roheline tuli. Valmis start läks ja teenus avati siis põhimõtteliselt tarbijatele. No see kõik oli väga lühidalt kokkuvõttes peaaegu tõene, et selle vahega tarbijaid oli, või on tänase seisuga ikkagi suhteliselt vähe. Piirkond, kus teenus avati, on ka suhteliselt väike. See on Texases Austinis on ju. Just. See on ju põhimõtteliselt selle lõunakandi San Francisco või selline kõige eesrindlikum tehnoloogialinn, et seal peaks kõik sõitma selle robotaksodega ilmselt. No see on tegelikult siis Tesla koduhoovis, eks ole, põhimõtteliselt töötab see asi. No jah, ütleme, see jäi mulle ka natuke segas, et palju neid sõitjaid on, aga ma saan aru, et sellised valitud inimesed nimekirjast siis sinna kutsuti või saavad juurdepääsu. Ja nii palju kui nüüd ringi vaadata, siis need valitud inimesed ka ei ole mõned üldse väga lojaalseks Teslale osutunud, olgugi, et on ka minust palju positiivset, ehk et kui see kokkuvõte on, tähendab see siis nüüd seda, et tegemist on siis Model Y autoga. Ma saan aru, et tegemist on ikkagi peaaegu või et mitte öelda täiesti seeriatootmise autoga, et see ei ole nüüd selline auto, kuhu on peale kleebitud lisaks mingisuguseid sensoreid ja tehnoloogiat, ehk ta kasutab ikkagi seda Tesla enda kaamerasüsteemi, seal mingeid lidareid, mingeid asju ei ole. Ehk seda FSD-d, Tesla Full Self-Driving platvormi ja sellega siis sõidab täna päevasel ajal seal samas Austinis ringi ja ikkagi piiratud alal, et siin esimene naljakas koht oli juba see, et tõepoolest ma vaatasin neid kokkuvõtteid, mida Elon Musk on lubanud siis aastast 2015, et põhimõtteliselt ütleb ta umbes igal aastal, et 2 aasta pärast on maailmas miljonid robottaksod ja full self-driving, et ta on seda öelnud kogu aeg. Et kõige kuulsam ütlus vist pärines aastast 2019, kui ta ütles ka muide seda siis, et geopiiratud alal ehk geofenced alal sõitmine, et see ei ole mingil juhul mingi full self-driving ja pole õige asi, millega Tesla peaks tegelema, aga kui nüüd tehti taga intervjuu, siis ta ütles, et loomulikult neil on ikkagi geopiiratud ala ja nende auto sõidab seal geopiiratud alal, nii et need väljaütlemised on pehmelt öeldes koomilised, aga samal ajal on nad väga lennukad ja see 2 aasta lubadus alati tekitab tunde, et et lõpuks hakkab juhtuma. Tegelikult siin ongi ju see, et esiteks, kui me saame rääkida 2 erinevast asjast, üks on see, et mida Elon on kunagi lubanud, mille puhul mina olen jätkuvalt ei saa aru sellest, et kuidas Teslat ei ole juba praeguseks pankroti kohtuga suunatud, sest et need lubadused, mille najal on müüdud miljoneid autosid ja mida ei ole täidetud, eks kohe saate oma autot hakata taksona kasutama, kohe saab teie auto hakata ise sõitma. Et kuidas kõik need piisavad raha omavad Tesla kliendid ei ole juba
väga valusaks Tesla elu teinud. Ja teine asi, just need on piisavalt fännid, eks ole, usuvad kõike. Ja teine asi on see, et see praegune asi, millest me räägime, see robotakso teema on selline eesti keeles öeldes jokkskeem. Ehk siis Elon lubas, et juuni lõpuks on see teenus olemas juba 100 jaanuaris ja kui see ei oleks juuni lõpus välja tulnud, siis ilmselt oleks seal olnud mingisugused ka ilmselt kas kohtuasjad või siis lausa mingid seaduse vastased asjad liikuma hakanud, nii et ta pidi selle mingil kujul välja tooma ja see mingil kujul on praegu tundub väga nutune, aga ta vähemalt on olemas, eks ole. Ja loomulikult Elon sai kohe 19 miljardi võrra rikkamaks tänu sellele liigutusele ja aktsia tõusis kohe valil. No vaatame sinna tehnoloogiasse siis veel sisse, et kõrvalistmel istub siis täna Tesla seotusega inimene ehk et nii-öelda operaator või valvur. Ma öelda kohe juurde, et konkurent Waymole ei istu enam. Et... Konkurent Waymost võib-olla jõuame ka natuke muidugi rääkida, et nad on üsna erinevad täna, et Teslas istub siis seal kõrval operaator, mis on mõnes mõttes nagu koomiline, et miks see operaator ei või siis juba istuda juhi istmel, sest et siis ta saaks ka haarata vajadusel kohe roolist või teha midagi muud. Siis ei ole nagu päris isesõitev, eks ole. Ei no oleks ikka, kui ta rooli ei puuduta, sest täna võtab ta kõrval istmel ära ka ühe koha. Ma arvan, et see põhjus on selles nii-öelda turunduses, et sa saad näidata ja filmida, et auto on juhid. See nii-öelda Tesla operaator seal kõrval istmel tõesti, ta saab ainult siis ekraani pealt peatada asju või siis tõesti rahmata roolist kinni. No ma vaatasin siin nüüd erinevaid videosid ka peaaegu kõik läbi, mis olid. Tõepoolest see Tesla auto ikkagi aeg-ajalt tegi mingeid üllatavaid asju ja oli kordi, kus küll operaator pidi ka lausa roolist kinni võttes sekkuma. Üldiselt piisis ikkagi ekraanile vajutusest, et siis midagi parandada. Üldiselt see auto ikkagi sõitis tõesti ise ja sõitis ikkagi üldiselt hästi, et peab ütlema, et ma ei taha nüüd suugidagi negatiivse foonina mõjuda, et see kõik on nagu puhas jama, et kaugel sellest, sest et kui sa nüüd võrdled seda täna Waymoga, et kui me toome tõesti selle Waymo siia paralleeliks, kes kasutab siis valdavalt Jaguari e-base platvormi. Nad on vahetanud neid kõvasti vahepeal. No Jaguar on täna põhiline, nad arendavad küll ka siis Zeekriga välja sellist ilma roolita pedaalidega autot, aga täna enamik on nendest Jaguarid, kuhu on ikka pandud külge väga suured ja väga nähtavad lidarid auto eri otstesse ja igale poole. Ehk et tegelikult iseenesest see suund, mida Tesla nagu lubab kogu aeg, on tegelikult väga palju lubav. See, et me ikkagi teeme kaamerate põhilise full self-driving'u on väga kõva sõna, et täna Waymo on tõepoolest tehnoloogiliselt hoopis teise süsteemiga nagu liikvel, sest lidaritega sa näed palju rohkem, aga see kõik teeb asja palju kohmakamaks ja ei tasu unustada ka hinda. See teeb auto meeletult palju kallimaks. No siin on mitu punkti. Üks point on see, et lidar on läinud väga palju odavamaks, kui ta oli kunagi. Punkt 2 on see, et Elon on aastaid öelnud, et tema lidarisse ei usu, et see on surnud tehnoloogia. See on nagu mõttemaailma küsimus, kes mida usub, eks ole. Ja kolmandaks ongi see, et milles nad erinevad on see, et Waymo on puhtalt fliidi teenus, ehk siis see on taksoteenus ja siis Tesla teenus, kui ta kunagi nagu peaks päriselt minema laivi niimoodi kõigile saadavaks, on ikkagi see, et sa saad võtta oma auto ja rentida selle taksona välja, eks ole, ja siis sõidab, eks ole. Tegelikult see ei ole mustvalge. Aga tegelikult on ka see, et ma tean, et ma saan aru, et Glenn on vaadanud nagu hunnikut neid videos ja artiklid, kus nagu kiidetakse, et see Tesla uus lahendus on nagu suurepärane, siis mina olen näinud neid videos ja artiklid, kus öeldakse, et Waymo on valgusaastate kaugusel ees ja see Tesla süsteem on nagu halb nali, eriti nüüd, kus täna oli just uudis, et ka Texas osariigi mingisugune nii-öelda transpordiamet, mis iganes hakkab seda uurima, sest et neid vastassuuna vööndisse kaldumisi oli lihtsalt nagu jaburalt palju. Ütleme, et kui nüüd sinna vaadata veel hindadesse sisse, siis tegelikult öelda, et Waymo on tehnoloogiliselt ees, ei ole üldse korrektne. Waymo on lihtsalt paigaldanud palju muid süsteeme oma autole peale. Kui me vaatame selle Jaguar e-base'i hinda, auto enda hind 780 000 eurot pluss võib-olla ligi teist sama palju veel lidareid. Ehk et see auto hind tuleb üle 100 000 kaugelt tänase seisuga. See on nagu meeletult rohkem, et sinna on valatud tegelikult metsikult sisse raha. Ma ei taha kuidagi öelda, et see oleks halb. Et kui me vaatame statistikat, siis täna Waymo autod muide on osutunud paremaks ohutuse mõttes kui inimjuhid. Ehk need protsendid olid sellised, et täitsa uskumatud, et kohati mingisuguseid inimkannatanutega õnnetusi on umbes 90+% vähem ja mingeid lihtsamaid õnnetusi on 80+% vähem. Ja need arvud olid täitsa sellised, et kui see oleks ju 100, siis oleks kõik õnnetused ju olematud. Et tegelikult tuleb tunnistada, et see lidaritega tehnoloogia ja need kolakad igas nurgas ja katusel olevad autod on liikluses tegelikult väga ohutud. Nad sõidavad muide kuni 65 miili tunnis, mis on ju põhimõtteliselt 100 kilomeetrit tunnis. Et selles mõttes kahtlemata on Waymo
lähenemine asjalik, aga sinna on ka meeletult kulunud raha ja kulub siiamaani, et Waymo tänane taksosõit keskmiselt ikkagi pidi olema seal umbes $20 ringis, nad küsivad seal 1 kilomeetri eest, kui need andmed on nüüd korrektsed, umbes $1 pluss kuni $3. Tesla on lubanud oma hinnad tuua sentidesse ehk et seal võib-olla paarkümmend senti kilomeetri eest, sest nende platvormi sisendhind on nii palju odavam. Aga samas, kui me vaatame ka täna tavalisi taksojuhiga hindasid USAs, et sellest ei ole Waymo sugugi kallim. Et Waymo on tegelikult pigem ikkagi odavam, aga lihtsalt kuna tavaline taksojuht sööb hamburgerit ja ei sõida $150,000 autoga, siis temal nagu tuleb sealt ka veel mingi kasumlikkus, mida siis tänasel Waymo autol ei tule, olgugi et seal sees juhti üldse ei ole. Tegelikult on see, et igal juhul on see praegu mõlemat pidi väga lapsekingades teema. Kas üks või teine osutub edukaks, seda näitab tulevik ja loomulikult, kui Tesla suudaks selle tava autoga robotakso teenuse ära crackida või ka siis ise nagu oma autoga ise sõitvad sõita, siis see oleks nagu väga suur edusamm. Nad on ise seda 10 aastat lubanud ja pole siiamaani teinud. Ja teine asi on see muidugi, et kui me räägime nagu suurest pildist, siis ma olen nagu selle koha pealt, nagu sa Glenn ütlesid siin ühe Eloni tsitaadi, mina olen Eloniga nõus, et see geofensitud asi, mida praegu mõlemad teevad, ei ole minu nägemus jätkusuutlik, et isesõitev auto AI peaks olema nagu nii tark, et ta peaks olema nagu inimene, et ta suudab, kaardid võivad aidata, aga ta peaks saama hakkama ka kohtades, kus kaarti pole ja kus lihtsalt tuleb, ma ei tea, liiklusmärkide ja muu loogika järgi inimese moodi nii-öelda siis aru saada, mis liiklus toimub ja sõita ja võt sinna me ei jõua ilmselt nii pea veel. Aga miks see tähtis on taksoteenuse puhul? Ei taksoteenuse puhul mitte, kui me tahame sõita kesklinnast äärelinna või vastupidi, siis siin tegelikult ju huvitav, kas see auto on geofensitud sinna linna või sa või taksoteenuse puhul absoluutselt mitte, ma pigem pean silmas nagu sellist päris isesõitvat autot, nagu Tesla on lubanud või nagu me tulevikus siin kõik tulevikust rääkivad inimesed on lubanud ja varsti sõidame kõik ise. No ja, aga ma arvan, et huvitav oleks võib-olla ka mõelda selle peale, et kuidas selle eesmärgini jõutakse, et see on tõesti tore. Keegi ei kahtle selles, et oleks tore, mis auto sõidaks igal pool sama hästi nagu inimene, aga praegu nagu 2 erinevat sellist strateegiat. Ja tegelikult Waymo ei ole lapsekingades. Waymo teeb umbes... Ma tahtsin ka seda öelda. Waymo teeb muide 250,000 sõitu nädalas. Ehk et 6 miljon sõitu. Miljon sõitu 6 on just. Ja ma pidasin tegelikult seda silmas, kui kaugel nad on sellest, et see teenus, sest et Waymol on samamoodi sama häda ju, me just geofencingust rääkisime. Ei, see ei ole häda. Oota Meelis, ma tahan just öelda see. Need on täiesti eri kohtades. Üks teeb 1 miljon sõitu 6 inimestele. Aga selle teenuse skaleerimine on kallis, sest sa pead nagu täiega õpetama ja see riistvara on kallis. Ja teine samal ajal, ootas ma räägin ära, teine samal ajal ei paku üldse robotaksoteenust. Nüüd on seal, palju need autosid seal Austinis on mingisugune 10 või tosin või? Väga vähe. Aga samal ajal on Teslal vist kõige rohkem seda kaamerapõhist poolisejuhtivust nendes personaalses autodes. Aga samal ajal kui nad selle suudaks käima pannaks, see oleks evolutsioon. Huvitav oli see, et mingi aeg tagasi käis pealkirjadest läbi see, et Waymo hakkas tegema koostööd Toyotaga just isiklike sõiduautode selle autonoomsuse arendamiseks. Et nii, nagu Tesla praegu läheb konkureerima selle sihukese robotaksoga piiratud alal puhas Waymo mängumaa, siis Waymo nad püüavad vähemalt litsenseerida oma tehnoloogiat või õppimised, me ei tea veel, millal see kuhugi jõuab, aga just selle sõnaline eesmärk, et teha isiklikud sõiduautod autonoomseks koos Toyotaga, nad lähevad nagu sinna Tesla mängumaale. Et Waymo on ees, aga nende ärimudeli skaleerimine on jube kallis. Sa pead need kallid autosid ja õpetama välja piirkondades, et seda äri kasvatada. Tesla on nagu palju tagapool sellisest täisautonoomsest sõidust, aga neil on sellised poolautonoomseid isiklikus omandis olevad sõidukeid juba väga palju, just kõige rohkem. Nagu 2 eri viisi ja püüavad jõuda sama eesmärgi suunas. See on väga õige tähelepanek, mida öelda, sest Tesla üritab praegu tulla välja piltlikult teenusega, mis tundub praegu nagu naljakas, on nii nagu pakiroboti taga käib inimene. Aga kui see nagu teostub, see plaan on selle teenuse skaleeritavuses see võti. See on see võti, et see auto sõidab kaameratega, sõidab hästi, aga täna Waymo pakub, jah, nagu me ütlesime siin 1 miljon sõitu 6. Waymo on ju tegelikult Ameerikas ikkagi
väga mitmes linnas, kui me ei eksi, kes oli San Francisco, vist LA, Miami, Phoenix, kus ta sõidab ja ta sõidab ju tegelikult vähemalt 10 aastat ja 5 aastat on ta juba nende Jaguaridega peaaegu möllanud, et Waymo on täiesti päris asi, millega päris inimesed tegelikult siin tuleb ka mainida seda, et see on väga kallis ja pikk projekt ja päris mitmed on ka alla andnud, et Uber ju tegi sama asja ja siis kui oli siin üks hukkunuga liiklusõnnetus peale selle Uber otsustas, et ei see asi ei tasu ära ja lõpetas ära oma eesõidu autoprojekti ja samamoodi ka siis mõnel mingil suurel USA autotootjal oli sarnane projekt GM-i Cruise oli see äkki selle nimi, mis ka nagu ära lõpetati. Jah, sest et selge on, et see on hästi kapitalimahukas ettevõtmine, sa pead aastaid panema miljardid sinna sisse. Ja lisaks on see, et kui sul midagi juhtub, siis kohe on meeled uurimised, eks ole. Üritad teha otse tee, et ma nüüd paar aastat keerame seda nii-öelda vabadust juurde ja võtame rohkem neised peale, aga tegelikult sa ei ole veennud ohutuses, siis sul on tagasi lööb. Ja mulle tundub, et siin on sarnane probleem nagu enamuse nii-öelda AI asjadega, et 99% on nagu olemas ja see 1% on nii ära ütlemata keeruline, eks ole, et kas me selleni jõuame mitte, seda näitab tulevik. Ma arvan, et 90% autod sõidavad ka väga edukalt robotaksod. Minu jaoks on huvitavam see, et kas rahaliselt on võimalik ehitada sellist autot, mis on nagu lollikendal robotakso, aga selle linnast linna laiendamine on kallis. Või on see Tesla mudel, et inimesed oleks valmis, et sul on isiklik auto, sõidad ringi, aga senniga, kui sa ei sõida, siis ta sõidab taksot sul. Et kas sa oleks valmis, et sul on seal kliendi mingi unustatud nätsupakk või mingisugused porised jalad autos? Pigem ma jääks praegu nagu kõigepealt ikkagi selle tehnoloogilise piirangu juurde, sest et me peaksin ka korraks võib-olla meelde tuletama seda, millised on üldse need isesõitmise klassifikatsioonid. Et üks oli see, kus teadupärast teeb inimene kõiki asju. 2 on see, kus inimene peab olema igal hetkel valmis sekkuma. 3 on see, kus juba auto sõidab ise, aga võib küsida inimese nõu. 4 on see, kus auto saabki lõpuni ise hakkama, aga seal on piirangud, kas või sellised piirangud, et asukohad, GPS, info ja nii edasi, et autol on ikkagi ette nähtud alad, ette nähtud tingimused ja 5 on see, kus on täielikult inimesega võrdne või parem. Ehk et 5 on see, et mitte mingeid geopiiranguid ei ole. Autod sõidavad udus, lumes, tormis. Täna me oleme olukorras, kus kõik need Tesla süsteemid, olgugi et nad on FSD või full self-driving, on ikkagi see sama nii-öelda siis õnnetu 2. Just, ehk et see õnnetu 2 tähendab seda, et kogu aeg peab olema see inimene seal valmis roolima, olgugi et auto peaaegu igal pool võib sõita, äkki isegi ise. Waymo autod on kõik täna 4. Ehk tegelikult Waymo arendab ka täna, muide näitasite selle aasta CES-il ju sellist aparaati, mille nimi on Zeekr RT, mis on siis Zeekriga arendatud just selline roolivaba niisugune inglise taksostiilis kerge kaubiku moodi robottakso, kus on ka ikkagi hulgim peal lidareid, kaameraid ja muud kraami ja mille hind peaks väidetavalt jääma ka siis mitte enam 6-kohaliseks, vaid ikka sinna võib-olla kusagile 5-60 000 kanti, mida nad muide peaks ka, kui see lubadus paika peavad sel aastal välja tooma. Ja see oleks ka ikkagi siis, olgugi et seal rooli ja pedaali ei ole, ta on ikkagi siis klass 4, see tähendab seda, et ta ei ole võimeline igal pool ilma kaardiandmete ja sideta ja mis iganes sõitma, eks ole. Üks lahendus on veel, mida tegi ju Eestis, Elmo Rent on see tase 3 sõiduk. Kujutame ette, et sa võtad ka rooli ära. Ükski inimene autos sees ei saa midagi teha, ainult reisijad. Ei tegelikult tasemest 3, segan vahele, tasemest 3 ei tohi rooli ära võtta, seal peab olema rool. Okei, paneme siis 4, aga piiratud alal, aga sul on sekkub jama korral teleoperaator või see kaugsõidu. Mulle meenutab kogu see pull kodumaist Overteki bussi, mida nad siin 5 aastat on juba katsetanud, mis peaks olema ka täiesti isesõitev ja kus on siis, vähemalt kui mina sellega sõitsin siin aastagasi või nii, oli seal kabiinis inimene, kes nuppu vajutas vajadusel, lisaks oli ka kuskil monitori taga teine inimene, kes nagu jälgis, mis toimub, eks ole. Aga see ongi regulatsiooni nõue, on ju? Peabki olema, sul ei ole võimalik. Aga lihtsalt, et minust neil võtab ka see Overtekil, et kui kodumaisel firmal võtab ka minu arust nagu väga pikalt aega selle asja nagu valmis saamine, aga ressursid võrreldes, ma ei tea, Tesla või Waymoga on ikkagi nagu meie firmadel hoopis teised, eks ole. Ja, aga samas ei saa nüüd unustada ära, et me ei saa hüpata nagu nii-öelda level 1 täna
level 5 homme. Jaa, aga lihtsalt me oleme selle level 2 juures olnud kinni juba viimased 10 aastat. No Waymo on ju level 4. No või 4 juures jah, et samas me ei ole nagu, mina ütleks, et me oleme väga vaegselt liikunud. Aga võib-olla see on karuteene ka selliste Elon Muskide ja omal ajal ka, kes oli Travis Kalanick või? Ja tegelikult ka Google'i endiste juhtide poolt, et see üle hype, et me oleme kohe kohal, oli nii metsik umbes 10 aastat tagasi või ka mingi 7-8. No Elon räägib sama juttu seda iga asja peale kogu aeg ju. Ootused on nagu keeratud tuksi, et sa ei saagi nagu hüpata neid levelid üle, üheks arvutimängus ka ei saa. Ja no pigem on, ma näen siin nagu suures pildis nagu võib-olla kahte probleemi. See, et lidaritega varustatud auto on täna level 4, on väga kõva sõna ja liiklusõnnetuste statistika kinnitab seda fakti põhiselt. Aga see, et see lidaritega süsteem, mis on täna ka kõik GPS-ide asjadega seotud, muutuks level 5, on väga-väga keeruline. See on väga pikk samm. Just, aga tänane FSD kaamerate põhine süsteem, mis on level 2, on oma tehnoloogiliselt lihtsuselt ka väga kõva sõna, aga ta ei olegi suutnud hüpata täna veel sinna, kuhu lidaritega süsteem on jõudnud. Aga nüüd ongi küsimus, et kui ta sinna jõuab, siis ta teeb seda kordades odavamalt. Ehk et see skaleeritavus on palju parem, aga küsimus on, et millal ta sinna jõuab ja kas ta sinna jõuab, sest lidaritega süsteemi ja kogu sellise nii-öelda kohmakama robotsüsteemi puhul me näeme, kus see piir on ees, et see piir on selle koha peal ees, nad teevad sellise hinna eest täna sellist asja, aga selle kaamerate süsteemi puhul me nagu piltlikult öeldes arendame välja nagu inimest, meil on ka silmad, meil ei ole lidarit, eks ole, et kui see kaameratega süsteem oleks sama võimekas nagu inimjuht, siis ta astub sellest piirist tegelikult üle, kui ta selle regulatsioonile hakkab vastama, kui ta suudabki sõita udus, lumes ja igal pool ilma GPS-ita ja nende kaameratega navigeerib samasti kui inimene, siis ta ongi äge, siis ta ongi selline nagu Elon Musk meile lubab kogu aeg. Aga see on, ma tahan nagu võib-olla selle teema lõpetuseks öelda, et äkki me võiks kõik natukene peeglisse vaatama, kui palju me usume neid suuri tehnoloogia liidreid, et nad ikkagi täiega võluvad meid, aga äkki seda me ei peaks uskuma. Autonoomne sõiduk, level 5. Ma arvan, et on väga realistlik, et esimesena tuleb kasutusele suletud territooriumid, aga siis teine on nagu pääste ja militaarotstarve, et seal sõidab üle kõige aga see, et miks sa müüd inimesel, kellele sa müüd seda level 5 sõidukit, kes ostaks seda? Sa tahad osta ju seda autot, millega sa vahel roolid 10% ajast, äge ja ülejäänud aja sa sõidab ise. Unustame, et on ka ju autod, mis on nagu need vähemalt prototüübisti kujul sellised level 5, kus täpselt sul rool ja pedaalid siis kuskilt volditavalt ilmuvad välja või kaovad jälle ära, et ka selliseid lennukaid lahendusi on näha. Sisuliselt on see ju mingi level 3 või mis siis on, et vajadusel tuleb rool, et ei, pigem see on ikkagi level 4, see on siis see, et sul tuleb see rool sinna välja ja siis kui sa tahad, sa juhid. Tegelikult hea küsimus oli ka ju see, Waymo puhul võiks öelda, et miks üleüldse, eks ole, siis on seal autos rool ja pedaalid, muidu Waymos ei tohi juhi istmel istuda, et võiks ju arvata, et Waymo on ju 5-kohaline auto, aga tegelikult ta mahutab 4, sest et juhi iste peab jääma alati tühjaks, aga probleem ongi täna selles, et Waymo on baseeritud ikkagi seeria tootmise autole ja sinna on siis kõik need asjad külge kruvitud, et see sama auto, mida nad täna arendavad nüüd selle Seekeriga koos, nagu saab ilmselt olema ka siis Tesla arendatav Cybercab või Cybercab, seal ikkagi auto mahutabki nii palju inimesi, kui palju sinna sisse mahub. Ja see on muidugi ka see erinevus, et see Cybercab näeb välja nagu sõideauto ja seal on ka vist üsna vähe kohti, minu arust vähem kohti kui tavaliselt sedaanis, kui me mind ei peta ja see Seekeri asi on nagu, näeb välja nagu minibuss, eks ole, või siuke nagu päris takso, eks ole. Aga ma tahtsin see lõppu veel öelda seda, et ma just vaatasin, et kui me räägime lidarist, siis 10 aastaga on lidarite hinnad kukkunud üle 90% ja ka need advanced lidarid, mis siis isesõitud autodel saab kasutada, mis maksis siin veel mõni aeg tagasi $75,000, eks ole, on praeguseks ka 90% kukkunud, nii et see hinna kukkumine on olnud nagu metsik. Ei, see ilmselt on jah, aga kui sa vaatad kogu seda arendust, et ega siis selle auto puhul see lidar tehniliselt on ainult üks komponent. No ülejäänud ongi samad kaamerad, mis on Tesla pluss siis tarkvara, mis on kõige keerulisem on tarkvara. Kokku panna, et ikkagi see, et sul on autos igas servas lidar ja kõike seda vaatavad, töötlevad ja toimivad, aga veel kord, Waymo näitab, et see on võimalik, kui on piisavalt raha, siis see süsteem täna töötab ja nüüd Tesla siis proovib tulla ja tõestada, et saab ka odavamalt seda kõike teha ja nüüd me siis näeme, kas põnev on see igatahes ja
mulle meenub 6 aega tagasi, mul üks sõber käis reisi peal San Franciscos, saatis mulle video, kuidas ta läks konverentsilt hotelli. Ei tellinud Uberit, vaid tellis Waymo. Saatis sealt video, kuidas auto tuleb, ta istub sisse, kedagi teist autos ei ole, jõudis kohale. Ja selle video juures kõige naljakam oli see, et kui autod saabus ja siis mu sõber istus sinna Waymosse, siis ta ütles ta autole hello, tere ja auto vastas. Ja siis pärast ütles ta talle thank you, aitäh ja nägemist. Et ikkagi me oleme harjunud, et nad sõidavad ise küll, aga nad on nagu inimlikud või nad tuleb masinatega hästi läbi saada, sest muidu ta järgmine kord teeb sulle, tiirutab ümber su hotelli paar ringi ja siis viib su ära äkki. Nagu nõukogude ja taksojuht. Igal juhul on see äge, et see konkurents on, see sunnib ka tagant teisi, kelleks täna ongi vist jäänud põhimõtteliselt ongi ainult Waymo, et selliseid nii suurel pildil tegutsevaid konkurente ju polegi. Aga nüüd põhjus ongi siin, et Google'il on lihtsalt ressurssi sinna nii palju rahaga sisse valada, sest et see koht, kus see hakkaks muutuma kasumlikuks, on üsna hägune igal juhul, ükskõik mis projekti sa täna vaatad, aga piltlikult öeldes Tesla paneb hästi suuri panuseid, teeb suuri sõnu, mida ta on kogu aeg teinud ja kui sealt mõnigi suur sõna natuke vähem suurelt tõeks saab, on siis tegemist nagu võiduga ja Google võtab seda asja nagu natuke realistlikumalt, aga teistpidi täna toimivalt, aga need arvamused lähevadki, kui Meelis ütles, et mina olen vaadanud võib-olla ainult neid videoid, mis kiidavad kõvasti Teslat, siis vastupidi, ma olen tegelikult näinud mõlemad poolt, aga need pealkirjad ongi nii naljakad, et ühed ütlevad, et Waymo pankrot juba nüüd paistab ja teised ütlevad, et enam õnnetumat teenust, kui Tesla tegi, on üldse võimatu välja mõelda. Nii et ja tõde on seal vahepeal nagu ikka. Räägime siis edasi, mis meil viimasel ajal veel uut ja huvitavat on olnud ja Glenn, sina oled nüüd käinud järgi uurimas ühtesid huvitavaid klappe, mis võiks olla nüüd kas tõesti odavad ja head? Odava maad, aga mitte päris odavad või? No 90 eurot. Okei, no kahekohaline ikkagi. See on ju odav, kahekohaline hinna juhtmevade kõrvaklappe. No kas on olemas ka ühekohalise hinnaga kõrvaklappe või? Ei ole, aga kõik kahekohalise hinnaga klapid ei ole mitte tingimata head. Ma võin järgmine nädal neist sellest rääkida, millised ei ole. Ei, no just, aga Hansu hüpotees oligi, et see on odav ja hea. Kas on siis? Mis klapid need on? No, mina tahaks ka teada, sest et me hiljuti testisime neid üks mudel odavamaid Sony klapp, eks ole, mis minule küll head muljet ei jätnud, aga äkki need on nüüd paremad, on või? Muidugi aususe huvides tuleb öelda, et nende leti hind on ikkagi 3-kohaline, aga enamik müüjaid, kaasa arvatud mitte Rassa, kust need ka pärit on, müüb neid 90 euroga, ma vaatasin vist Euronixis olid nad 99 ja algselt nagu nende see nii-öelda õige hind peaks olema 129. See mudel on VF sidekriips C710N ja see vahetab välja mudeli, võite arvata, mis mudeli see välja vahetab, see vahetab välja mudeli VF sidekriips C700N. Nagu mingi salakood. No ma ei ole ka Sony kõrvaklappide seerianumbrite selline, kuidas ma ütlen, mul ei olegi need seerianumbrid peas, aga need on siis sellise, kui Meelis ütles, mida odavamad on ka, siis järelikult need on keskmised, ehk need on Sony isegi keskmise klassi. Me kuulasime neid VFC 500 on 510 äkki või ühesõnaga kaks numbrit väiksemad. Just, et siis need 710 on siis paar astet või üks aste suuremad. Ja tõepoolest nad on saanud palju kiita erinevates keskkondades, kes on siin väga tunnustatud audiokeskkonnad, aga see ei ole iseenesest näitaja, sest nagu näha. Ja, sest et need eelmised said ka väga palju kiita ja mulle nad üldse ei meeldinud ja kui mu mälu mind peetas, nad sulle ka väga ei meeldinud. Ma ei mäleta neid väga enam, aga no need klapid tegelikult või nööbid, kuidas ma ütlen, et kui võib-olla kohe hüppa lõppu, et kui neid natuke kirjeldada, nad on sellise pontsaka karbiga, see karbi mahu nagu väga hästi taskusse. Karp on selline kare, nad on erinevates värvides. Minu kätte sattus selline ihuvärvi karp, mis on väga naljak. Kas karp on seda värvi või klapid ise ka? Kõik on seda värvi. See on ju väga kihvt värv, sest siis sa oled nagu see julgestuspolitsei, kellel on kõrvas midagi, aga keegi ei näe, kas tal on. Just, ehk et ta on selline toode, nagu naistel on tihti mingid riietusesemed kuidagi maskeeritud ja teadupärast kõigest muud esemed on natuke ihuvärvi. Et ta on omamoodi nagu naljakas, jah, et need klapid on täpselt samasugused karedad, roosakas, mis iganes toon see on. Aga nendest on saadaval siis eri värvid ja muide on saadaval ka selline läbipaistev sinine, mis nägi väga äge välja, et nad on selline, meenutab siis, kas oli see Nothing või kelle seadmed on alati läbipaistvad, et siis on nii klapid kui karp on läbipaistvad, et sa näed siis
mis on karbis ja omakorda näed ka, mis seal klappide sees on. Neid värve saab valida. Aga see karp, kui välja arvata see ägedus, et laua peal saab teha kaane lahti, mõnele see väga meeldib, sa paned karbi lauale, teed kaane lahti, siis võtad välja, nupud pealt kõrva, siis seda saab selle karbi puhul teha, aga see-eest on ta jälle, ta on kuigi taskus siuke pointsakas ja siin taga on ikka paaritamise nupp, nii et minusugused inimesed saavad rõõmsalt seda vajutada. Aga ma pean tunnistama, et minu telefoniga millegipärast siis Pixeliga klapid tahtsid kogu aeg paaritada, et nad paaritsid ennast ära. Ma juba hakkasin kuulama muusikat rõõmsalt ja siis ilmus kohe jälle see sama, mis on see sama prompt, mis nagu ilmub, et palun paaritame, et kas tahad jälle paaritada. Siis ma muidugi aga vajutasin, et ta ühendas jälle ära, hakkasin jälle kuulama. Jälle ilmus see prompt ja lõpuks ma lihtsalt viipasin selle prompti minema ja siis ta enam varsti ei ilmunud, aga ta jäigi ilmu mul ühendamise ajal, nii et ma ei tea, kas see oli siis klappide Bluetoothi või selle minu telefoni süü. Aga klapid ise on sellised pointsakad, nagu me üle-eelmises saates, kus me rääkisime nendest Bowers and Wilkinsi klappidest ja siis ka vist Meelis kirjeldas, millised on välja näevad. Täpselt samasugused on need Sonyd ka sellised, nad nagu täidavad selle kõrvaaugu sul põhimõtteliselt ära, et see nagu väike siuke kuuldeaparaadi tunnetus on seal kuidagi, et nad, see kitsam osa, kus on siis see silikoonist otsik läheb sulle kõrva, aga muidu nad on sellised, see puntsu, mis seal taga on nagu suhteliselt suur, aga ei saa midagi halba öelda, see kitsas osa läheb sul hästi sügavale kõrva ja muidugi oluline on see, et sa topikski nii sügavale, kui siis vähegi õnnestub, sest et siis ikkagi on heli selline nagu peab olema ja siis on ka mürasummutus selline nagu peab olema, et need klapid mingisugust sellist tarkust ei tee, et kui nad on su kuidagi kehvemini kõrvas, et siis nad, ma ei tea, ise midagi balansseerivad või mõõdavad. Väga oluline saada hästi kõrva, aga kuna ta sulle sügavale läheb, siis mina kangutasin need ka ikkagi nii sügavale pealuu sisse kandis ja siis oli väga hästi ja ta jääb sinna kõrvaauku sul päris hästi kinni ka. Nii et selles mõttes ma ei saa midagi nagu halba öelda, aga kiidetud on siis nende heli ja ausalt öeldes ei saa üldse öelda, et see heli oleks väga halb, et tõepoolest sealt tuleb palju bassi, mis on kahtlemata hea, et kui sa saad nad ilusti maale kõrva, nad ongi väga bassised, bassiga ongi väga hästi. Kõik on väga hästi umbes sinna kusagile 8000 hertsini. Et on olemas seal nii keskriba ja kõik muud ribad, et sellise üsnagi ideaalse graafikuga lausa. Aga mingil ebaselgel põhjusel 10 000 hertsi juures on nagu hästi suur langus, ehk kõik üsna kitsas auk on seal 10 000 hertsi juures. Ja siis 11-12 000 juures on jälle tõstetud, nii et aga see langus otseselt ei tähenda, et sul nagu niisugust keemilist jama või niisugust hõngu nagu pole. Nende Powersi klappide puhul ja nagu vastupidi, et seal kuidagi oli tõstetud mingisugust kitsast kõrgete regiooni ja tekkis natuke siuke tunne, et nagu keegi on, et tahaks nagu akna lahti teha, et midagi on seal nagu valesti. Siis nende Sonyde puhul ei tundu, et midagi oleks valesti, aga tundub see, et lihtsalt see kõrgete osa on natuke siuke ebamäärane või kuidas ma ütlen, inglise keeles on see sõna nagu dull või D-U-L-L, et kuidagi nagu natuke ilmetu, et sa saad equalizeriga seda korrigeerida, aga taaskord see equalizer, mis seal on, Sony äpp on siis, kui ma ei eksi, kas see oli Sound Connect või mis iganes selle Sony äpi nimi oli, on olemas 5-ribaline equalizer, millest üks riba on siis see kõige madalam, ma ei tea, clear bass, eks ole, aga muidu see äpi equalizer on selline, et seal on 400 hertsi, 1000 hertsi, 2500 hertsi, 6300 hertsi ja järgmine on 16 000 hertsi. Et mingil arusaamatul põhjusel nagu selleks 10 000 hertsi nagu üldse ei ole. Et seega sa ei saa kuidagi seda auku sa otseselt nagu tasandada ei saa. Et kui sa seal tõstad selle 6300 hertsi üles ja ka 16 000 hertsi üles, siis loomulikult sa saad sinna helipilti, värvi ja sära ja kõike tuua. Aga ikka jääb nagu selline, see dull jääb sinna kuidagi nagu sisse, et ma nagu kangutasin, mis ma selle equalizeriga kangutasin, et ma ei saanud seal päris sellist nii ilusat ja avarat kõrgete osa, aga see on nagu natukene norimine, et need klapid tegelikult kõlavad mõnusalt, et kui ma siin vaatasin oma varateismelise lapse pealt, kes küll kasutab suuresti mingisuguseid, ma ei mäleta, mis Sony klappe ta kasutab, mis ma talle kunagi ostsin. Ka mürasummutusega suhteliselt odavad ja mis minust kõlavad nagu väga jubedalt pehmelt öeldes, aga talle väga meeldivad, et nad kõlavad umbes nii nagu naabri juures oleks pidu.
ja kui noh, ma olen alati testiks talle erinevaid klappe pähe pannud ja siin, kui ma talle Powersi klapid pähe panin, siis ta arvas, et sellest jubedamaid klappe on raske ette kujutada, et see on tunne, et keegi saeks tal peas kogu aeg. Ja kui ma talle andsin siis neid sumedamaid klappe proovida, siis ta oli väga rõõmus. Nii et tegelikult mulle tundub, et sellise noorema generatsiooni jaoks, kes võib-olla on kuulanud selliseid moodsamaid klappe ja ka võib-olla neid Sony kallimaid klappe, tegelikult võiks nende samade 710 selline natukene mahedama kõrge otsaga või selline, kuidas ma ütlen, tagasihoidlikum profiil nagu väga meeldida. Nii et ma nagu ei ütleks, et kuidagi klapid nagu halvad, et kui sa paned kõrva, no sa saad nad hästi kõrva, siis nad tegelikult kõlavad mahe mõnusalt, igavalt, aga samal ajal piisavalt bassiselt ja muide nad summutavad müra erakordselt hästi. Et tegelikult tõesti, kui sa saad nad omale hästi kõrva, siis isegi see aktiivne mürasummutus või noh, kuidas ma ütlen, või sõnastamise nii, et passiivne isegi on väga hea, aga aktiivne on veel parem. Nii et kahtlemata summutavad müra näiteks paremini kui Google Pixel Buds'id, kui sa ikkagi saad nad omale korralikult kõrva. Et tegelikult selle raha eest sa saad siis väga hea mürasummutuse, seal ei ole, tõsi, selle raha eest sa ei saa siis APTX-i ega LDAC-i, kui see on nüüd oluline. Et nad on ikkagi SPC ja AC koodid. Kui sa nüüd võrdled ka heli just nagu nende Google Pixel Budsidega, mis on 2 korda kallimad klapid. No tead sa, basse vist mängivad need Sonyd rohkem, ma pean tunnistama. Ja noh, Pixelid mängivad seda keskmist ja kõrgete otsa nagu natukene ilusamalt ja elusamalt. Ja et seal võib-olla sellist kummalist asja ei toimu, aga tervikuna ma arvan, et noorem generatsioon valib kindlasti need Sonyd versus Pixelid. Et Sonyd on, ja Sonyd on sellised mõnusalt bassised, natuke sumedamad, aga mis mulle Sonyde puhul veel kord meeldib, ma rõhutaks, et nad ei kõla nagu väsitavalt või kuidagi niimoodi, ma kogu kasutan seda keemilist sõna, et siin ei ole nagu midagi häirivat, et see auk seal 10 kHz juures on teoorias nagu hullem, kui see nagu on praktikas, et tegelikult selle raha eest on tõesti väga head klapid. Võib öelda nagu kokkuvõttes, et võib-olla seal kasutatavust veel rääkides, et seal nagu see viipamisega ei saa helitugevust muuta, et ma ei tea, kas siin teistel Sonydel ka nii, et sa pead tegema mitu puudutust ühe klapi peale. Ja see on Sonyde puhul, no mitte ainult Sonyde puhul, aga mulle ka ei meeldi see nende tüütusüsteemi. See on üsna tüütu, sest et sa saad nagu küll valida seda, et kas sa siis sätid omal klappidele selle nii-öelda audiokontrolli või siis selle assistendi või mürasummutuse nii-öelda komplekti, et kumbale kuularile sa mida siis paned. Ja praegu nii-öelda karbist võttes on niimoodi siis, et paremal või vasakul klapil on sul ANC valik või siis läbikostvus, üks väike puudutus valib selle. Ja kui sa hoiad pikalt all, on assistent ja siis paremal pool on kõik need audiovalikud, mis tähendab siis, et lühike puudutus paneb audio seisma ja kui sa teed 2 puudutust, kui ma ei eksi, siis tuli järgmine lugu, kui sa teed 3 puudutust, tuli eelmine lugu, aga kui sa tahad nüüd helitugevust muuta, siis sa peadki paremat klappi nagu hästi palju järjest puudutama või siis vasakut klappi hästi palju järjest puudutama, siis helitugevus langeb või helivaljus. Nii et kokkuvõttes tähendab see jutt siis seda, et kui sa nüüd paremale poole teed juhtumisi 3 puudutust või 4. idee, siis sa saad omale hoopis järgmise loo selle asemel, et heli tugevamaks panna. Ja sa pidid kuidagi väga sedasi paaniliselt seda klappi toksima, et heli üldse tugevaks või vaiksemaks läheks. Ja siis parema klapi puhul kippus see minema just nimelt segamini nende lugude valiku toksimistega, see ei ole hea valik. See on kasutajasõbralikkuses failimise nagu kõrgtase, eks ole, et mina olen siin varem avaldanud arvamust ja julgen seda edaspidi avaldada, et igasugune kõrvaklapi tootja, kes sunnib mul loost tagasi hüppamiseks või eelmise loo tagasi hüppamiseks vajutama 3 korda, see on läbi kukkunud kasutusmugavusega, aga Sony on nagu järgmisel tasemel juba. Kas see on oluline? Kui sul on 99 € maksvad klapid, mis tegelikult teevad noorte sihtgrupi jaoks nagu hea. See on oluline sellepärast, et konkurendid saavad sellega paremini hakkama. Aga kokkuvõttena selle raha eest on väga head klapid või nööbid. Et iga tahes. Mina ütles ka roheline tuli nooremale generatsioonile kindlasti meeldib ja vanemale meeldib ka, kui nad seal equalizeriga võib-olla natuke oma ära kukkunud kõrgeid sagedusi üles tõstavad, aga nad ei ole jah siis võib-olla päris nii ilusad selle
kõrgete ja keskriba osas nagu on siis kallimad, aga kindlasti nad ei ole mingi 2 korda kehvemad, nii et müra summutavad ka väga hästi. Nii et igatahes on nagu täitsa väärt neid tärne ja kiitust, mis neile on ka mujalt maailmast antud, tuleks nagu kokku võtta. Siis on hea, ainukene raske osa on selle mudeli nime meeles pidamine. Jaa, võin korra uuesti öelda. VF sidekriips C710, 700 olid siis eelmised. Sony klappide puhul on väga lihtne see, et jäta need sidekriips ees olevad tähed lihtsalt ära, mitte keegi ei kasuta, ütle lihtsalt 710N ja... Mul ei isegi jää meelde, mis need Sony tippmudel on, see on VH, eks ole, 1000X. VH-d on ülekõrva suured klapid, VF-id on ja mis see nende tippmudel nüüd on, millest me siin oleme rääkinud, see oli XM6. XM6 on suurtel, XM5 on väikestel praeguseks veel, jah. Ütle XM, ei saad aru. Just. Sony XM6 ja ongi olemas. See on VH ja VF, eks ole, VF on need kõrvad. Ja VH on wireless headphones ja VF on wireless freedom. Miks keegi ei tea? Kuulge, aga lõpetame kõrvaklapi rubriigi ühe kuulaja kirjaga. Margus kirjutas meile sellise ühe rea ja tihti ongi piisab ühest reast kirjas. Võiks olla teema, mis on saanud Jabra klappidest, miks enam neid Eesti turul pole? Väga lihtne, me oleme tegelikult sellest varem rääkinud ja kurb lugu on see, et Jabra omanikfirma GN, Taani tootja, otsustas, et nemad enam ei taha teha kõrvaklappe. Ehk siis see äri just Sonyde ja Airpodside ja muude Hiina tootjatega võistelda ei ole võimalik, sest et nad ei suuda teha hea hinnaga head asja ja sellepärast nad otsustasid, et nad lõpetavad kõrvaklapi tootmise ära, kus naljakas oli veel see, et nad andsid teada sellest, et nad rohkem kõrvaklappe ei tooda siis, kui nad tõid turul oma viimased mudelid, nii et need samal päeval andsid nad ka teada selle, et need on meie viimased mudelid ja rohkem me ei tee ja edaspidi Jabra või siis GN, nende emafirma keskendub oma põhitegevusele, milleks on tegelikult kuuldeaparaadid ja siis igasugused kontori kõrvaklappe või helisüsteemid. Minul on sellest ära ütlemata kahju, sest mina olen samamoodi olnud aastaid suur Jabra klappide fänn. Heli ei olnud neil alati tipptasemel, aga oli hea, piisavalt hea ja mulle meeldis 2 asja. Nad istusid väga hästi mugavalt kõrvas ja neil oli lausa ideaalne juhtimissüsteem, millest me siin kirusime, eks ole. Jabral oli see väga hästi tehtud ja sai vastavalt oma maitsele kõiki nuppe kohandada ka odavatel mudelitel. Et see oli nagu Jabra suured eelised ja mul on väga kurb, et Jabra lõpetas klappi tootmise ära. Õnneks on asemel üks suur vana firma, kes me oleme ka siin rääkinud, kes on nüüd tulnud klappiturul tagasi nimega Technics, mis natukene asendab nii kasutusmugavuse kui ka kõrvas püsimuse poolest Jabrat, aga jah, kahju on, et üks tugev tegija on turult läinud, aga põhjus on selles, et nad lihtsalt otsustasid, et nad enam ei taha. No nii, selge pilt kahjuks on läinud ja lõpetuseks võib-olla tuletama meelde veel ühte asja, et eelmine nädal Glen käis ringi ühe karaoke mikrofoniga, mida ka ta ei tahtnud laulda. Küll aga me otsustasime, et anname selle siis oma kuulajatele ja et teha elu natukene põnevamaks, küsime 14. juuli saates ühe küsimuse. Kui te sellele küsimusele vastate, siis loosime teile selle. Nii et anname midagi oma kuulajatele vastu ka 2 nädala pärast saatesse, nii kohe kuulake meie saateid, kirjutage meile digisaat@genius.ee. Ja, küsige küsimusi, millele me saame vastata või andke meile teada, mida me õigesti või valesti teeme. Täpselt nii. Ja seniks meie lähme nüüd nädalaks mikrofondi juurest ära ja kuuleme ja räägime jälle nädala pärast. Saadet toetab Volkswagen, luues elukestvaid suhteid.